Vot, mis Horvaatias juhtub, kui sa otsustad siia tuttu tulla. Siis pannakse sind vangi. Vangi kongi sisse, kui siin tudid. Päris kriminaalne tegevus ju. Magad. Tere hommikust! Ma olen juba varakult üleval, õues on kell 6 hommikul, ma juba oleme üleval, me oleme nii tublid täna olnud, kella 6 hommikul juba tõusime. Ütle ka inimestele tere kell 6 hommikul. Tahtsin näidata, et me oleme toredad ja tublid vahest. Vabandust, ei olegi, no ma ei tundnud kella. Aga jah, kell on 11:30 juba tegelikult. Aga me oleme söönud juba ja nõusid pesin ära. Ja nüüd ma joon kohvi ja siis hakkame kuhugi minema, aga me ei tea, kuhu me lähme. Sest meil on vaja järgmise nädala alguseni, järgmise keskpaigani vähemalt. Lõpuni või? Järgmise reedeni ma räägin sulle. Me peame järgmise nädalani olema veel Horvaatias. Mis me teeme siin nii kaua? Ma räägin, meil on veel taga küll. Aga meil on vaja hakata varsti tegelema missiooniga. Tegelikult meil oleks vaja leida vett ja meil oleks vaja leida botid ühendust. Need on meil asjad. Ei ole nii täis veel ju. No suhteliselt hakkab saama. No ma ei ole vaadanud, aga vett on küll vaja, jah. Kusjuures ma vaatasin, et seal üleval, seal pallis näitas mingit fontani olevat. Pallis? Kus pallis? No seal üleval, kus eile mööd sõitsime. Okay. Aga me täna vist sõidame alla, nii et, aga ma arvan, kuskilt ikka saab. Ja vesi oleks vaja veel orgonnida. Siin on mingid inimese loomad. Tulid siia, ma ei tea, mis nad teevad seal kahekasi. Vaatavad loodust. Aga jah, ja siis meil on vaja missiooni ja siis me peame mõtlema, jah, kuidas järgmine, sest et mul on esmaspäeval asjad ehk homme, sul oli kolmapäeval ja neljapäeval asi ja mul on reede õhtul veel. Jah, meil on mingid koosolekud ja siit edasi Starlink ei tööta vist. Bosnias ei tööta. Montenegros ei tööta. Ja ühes kohas oli veel... Albaanias äkki. Albaanias töötas. Mis seal vahel ei ole? Serbia. Serbias ei tööta Starlink, nii et natuke jah, sellega on nagu on. Siis me peame hakkama netti otsima. Et kui meil on vaja koosolekuid pidada, et siis me peame olema kuskil, kus meil Starlink on olemas. Nii et jah, ma ei tea, mis saab. Jah, ja 10. me peame jälle tagasi juba olema. Ei, me peame järgmises olema. No 10. me peame olema kohas, kus on Starlink. Jah. Ühesõnaga, peame natuke plaani pidama, kuna meil on siin asjaolud natukene muutunud. Natukene muutunud. Minu puhul on natuke muutunud ja Kärdil on mingid tavalised asjad, millega me oleme tegelikult nagu peaaegu arvestanud. Et me lihtsalt peame natuke mõtlema, kuidas me need asju teeme ja mismoodi me teeme ja nii edasi. Aga jah. Täna siis ma joon kohvi ära ja siis vaatame, võib-olla sõidame siin Poolsaare peal natuke veel ringi. Mingid ahviteatrit vaatame ja siis võib-olla või ma ei tea. Ja siis vaatame edasi. Siis üritame mingi veekoha ka leida. Aga mingit erilist vaatamisväärsust vist täna ei ole plaanis. Kuule, sa räägid liiga palju juba 3 minutit. Vabandust. Me jõudsime Puulasse. Puula. Me läheme siis sinna amfiteatrisse, sest et ma näitasin nii sulle pilti selle, siis ta oli mingi, lähme kohe kindlalt, lähme. See on parem kui see Rooma oma, see on terve, Roomas on mingi katkine junn. Ma ei tea veel, kui terve see on. No, aga sa rääd, et võib koeraga minna, vähemalt nii palju, kui me Google'is lugesime. Seega me võtsime vorsti kaasa. Ja kui me kohale jõuame, siis vaatab, mis öeldakse. Kas võime võtta või ei võtta, aga sinna me igatahes kõnnime vorstiga. Ja nüüd me oleme toas. Vorst lubati ka areenile. Juba sai bai. Sai juba, jah. Säkkisid fännid talle. Aga ei, väga tore, et lubatakse siukse kohta ka koeraga.
Rooma Kolosseumisse kindlasti ei lasta, nii et võrdlus, et Kolosseumisse ei tohi koeraga, aga seal on. Ja ma ei ütleks, et see väiksem koht on. Ja ma ei tea, ma ei ole Kolosseumisse sees käinud, aga kas see on paremini säilinud? Ma ütleks, see on paremini säilinud. Jah, mulle ka. Seal sees, siin on õnneks vähe rahvas ka. Aga Kolosseumisse sees sa saad nagu mingit ajalugu rohkem näha ja siis... Ja, seda küll, jah. Siin on nagu siuke... Aga ma teen teile nüüd 360 siit. Ja näete jälle mutti. Ja vorst. Vorst, kuidas on areenil olla? Kas tunned ennast nagu väike viikingi koer? Või viikingi, gladiaatori koer? Hakkame nüüd siis siin ringi uudistama vaikselt. Ja pilet ei olnud ka väga kallis. Sulle 5 mulle. Ja õpilasel oli 5, tatidele 5 ja täiskasvanutele 10, nii et vaatame siis ringi. Puula areenal. Päris kihvt. Ja siin pidi tänase päevani veel üritusi ka korraldatama. Ilmselt siis siin, kus me oleme areena peale, pannakse lava ja inimesed saavad siin istuda. Siin on nagu taastatud siuke, mis on ka päris äge. Kindlasti mingi omaette kogemus jälle siukses kohas oleks mingi kontserdit pidada või osaleda kontserdil. Jah. Kärt ei oska midagi öelda selle peale. Aga olgu, me vaatame ringi ja nii ongi. Alla siis, kus on mingid näitused siis või nii-öelda väljapanekud. Cool. Ehk siis me oleme nüüd selles osas siin all. Areena all. 31 enne Kristust kuni 14 peale Kristust. See on päris pikk aeg. Vana ajal ehitatud. Ikka minu lemmikajastu. Natuke juttu, aga seda saab lugeda. Õnneks ei ole enam keskaeg, mul on selles keskajast ikka sest vana aeg aga lõpuks. Ta vist heidib kõike. Isegi keskaega heidib, nagu come on. Nagu kes heidib keskaega. Nii pikk ja tüütu aeg, vana aeg on küll äge. Aga mõtle, et inimesed pidigi lihtsalt mõtlema asju välja, kuidas saada inimeseks. Rohkem inimeseks. See on nii. Siin on mingisugune, ma pakuks, et see on mingisugune õlipress äkki, oliiviõlipress äkki. Siuke suur, kohe lähme vaatame. Siin on ilmselt kirjas, aga ma arvan, et see on mingi oliiviõlipress. Oliivid läksid siia sisse. Äkki. Või siis on viinamarjapress, aga viinamarja minu arust on jalgadega läbi elu tehtud, nii et ma arvan, et see on õlipress. See on looma kästud. Siin ei ole midagi kirjas selle kohta. Äkki teised pool on, aga ma arvan, et see on õlipress, oliiviõlipress millegi pärast. Ma olen telekast neid vanasid vaasa või neid pullasid näinud, kus vanasti oli vein sees ja särki. Päris palju teisi siin. Ütleme, et alkohol on ikka alati elu juurde käinud. Nagu alati, nagu läbi ajaloo, nagu üks asi on alati kindel olnud, nagu väike naps. Siin on siis näha, kus need on siit leitud. Siit samast. Näe ongi oil works. Ja. Ja nendes võis tegelikult vabalt õli ka säilitada. Ja, võis, ja. Need on võib-olla õli säilitamiseks hoopis, need kankud siin. Mitte millegiks muuks. Noh, siin ilmselt siis topiti kõigepealt need oliivid siia, lasti pudruks, siis topiti sinna pressi, mis ma näitasin, ja lasti õli välja.
no ma arvan nii. No suhteliselt. Siin on ka mingi aparaat, midagi tehti sellega ka. Ma arvan, samamoodi purustati. Ja kuskil ikka tehakse nagu vanas formaadis ka neid asju. Õli. Ma olen kuskil nägin. Seal 3 karavanis. Jah, seal tehakse traditsioonilisel viisil. Jah, vaatsi ka, et sadamaid on nagu nii palju. Vanasti oli ikka sadamad, olid ikka põhivärgid. Aga siin oli jõud palju ka, ma tean, siit praegu läheb siit, siis siit läheb ja siit läheb praegu ka. Aga vanasti ju oligi valikas veel siis laevakasju või vedasid mingi vankriga nagu laev on. No jah, ja laev oli nagu tunduvalt kiirem, isegi kui sa ühest sadamast teise lähed, saad nii palju asju laeva peale toppida ja see nagu saad rohkem tassida. No, see on mingisugune kaart siis. Kuidas nad ise sellest kaardist aru said? Ei tea. Aga nad ju siuksed kunagi olid siuksed kaardid siis. Jah, 400. Jah, mingi teede kaart siis. Mõtlesin, et praegu siukse kaardiga Google Mapsis. Eks me oleme pika maa käinud läbi, jah? Arengu mõttes inimestena. Hoppa, pullad. Võtsime pitsat ja ma võtsin Sprite'i ja Ints võttis kohvi ja Coca-Cola. Ja seal taga näeb, et onu teeb süüa. Ta pani meie pitsa ahju just. Pool pitsat Intsule, pool pitsat mulle. See on ikka päris suur pitsa. See on ikka päris suur pitsa, jah. Ei. Intsuga võtsime kooki ka. Ma ei mäleta, mis see oli. Baklava. Ja, baklava. Ja ma võtsin mingi kreemikoogi, mis näeb üli ja nii et proovime. Kas ma nüüd võin sööma? Jaa, pitsa oli väga-väga hea. Väga delicious. Keegi väikest Bolti tõuks tahab või? Bolti tõuks missugune? Päris cool. Siin saab siis, oleme siin sadamaalas, siin saab delfiine minna vaatama. Me ei lähe küll, sest siin ei ole kedagi teist nagu reaalselt laevad tühjad. Aga nüüd lähme jah tiiruga tagasi siis oma bussi juurde ja... Ja mul juhtus kõige kohutavam asi elus. Räägi oma traumast nüüd, räägi kõigile oma traumast. Ma olen väga kurb. Kõik päev on hästi läinud ja siis ma jätsin endale Sprite, et ma saaks hiljem juua ja ma unustasin Sprite'i sinna söögikohta. Selline trauma lihtsalt, unustasin pool pudelit Sprite'i sinna söögikohta maha. Ja. Maailm on läbi. Mis nüüd saab? Issand jumal, kuidas me siit edasi lähme, ma ei tea. Kuule, see on väga kurb. No ma ju näitasingi, kui kurb see on. Sest mina kõndisin praegu ja siis ma olin mingi, ma ka Sprite'i jooma ja saan aru, mida Sprite. Ma pean nüüd jälle bussi vett jooma. Ma võin sulle uue Sprite'i osta, kui see su päeva ilusamaks teeb. Ei, rohkem te raiska raha. Tuli see sendikoguja jälle. Otsustasime tiiru teha. Ja see tiir vist tuleb päris suur. Aga no ega meil otseselt kiiret ei ole. Aga siin linnas on ka mingi koht, kus saab siis vett täita ja mustavee maha panna ja nii edasi, et tahaks sealt ka läbi käia.
aga see vist on mingi tankla ehk on 24/7 lahti, ma ei tea. Ja kell on... On nii palju juba. Kell on kohe 4, jah. 9 minuti pärast saab 4. Nii et jah. Aga jah, muidu on nagu normaalne see jalutamine siin, aga siin on raudtee, siit ei saa üle. Ja me peame kuskil sinna minema. Aga siin on raudtee, nii et ma ei tea, mis sellest saab. Ma ka ei tea, me juba pidime, ma ei tea, 3 kilomeetrit tagasi keerama paremale. Kärt juba pahurdab jälle. Nii et eks näis. Aga ma arvan, et me saame siit üle. Sealt eest tuleb mingi vähemalt koht, kus autotee läheb üle. Ju siis saavad inimesed ka sealt üle. Nii et eks näis. Ja siis hakkame läbi metsa sumpama. Või no mingi park või asi. Seal on ka mingisugune kaardi pealt vaatasin nagu mingi, ma ei tea, mingi asi on seal. Eks me vaatame siis. Võt. Noh, me teeme edusamme. Varsti peaks olema vist kohal. Me oleme varsti kohal. Reaalselt mingisugune 5 minutit veel. Kärt arvab, ring tähendab seda, et läheb 5 minutit kauem kui originaalis läheks. See pole ju ringi, see on ju lihtsalt... See pole ring. Jah, ma mõtlesin, et võtame ringiga, et see tähendab nagu pluss mingi 50 mintse, mitte 40 mintse. No, see on pluss 30 mintse. Vabandust, pluss 30 mintse. See on jumala okk jalutuskäik, ma ei tea. Ei, no väga okei on jalutada. Siin on parem, sest siin ei ole autosid. Seal ma väsisin ära, sest oli auto hääl nii palju. Siin on nagu mõnus. Siin on juba okei. Ilma väga ilus. Ilma väga ilus. Seal on üleval orav. Orav tahtis mõrvata. Tahtis. Arvan, et ta viskab veel. Päris suur orav oli. No oli jah. Nagu pirakas. Horvaati orav tahtis mõrvata. Päris hull. Ma ei näinud enam. Näen ikka. Viskas järgmise alla. No laamendab. Seal oli silt, et ei tohi alla visata prügi. See ei ole prügi, see on looduslik. Siin vasakul metsas jääb see junn. Kas sa tahad seda vaatama minna? Siin on täpselt 2 sammu. No lähme. Tüüp nägi kaardil mingit ringi ja nüüd ta on mingi eluunistuse ring kätte saanud. Seda ei olnud isegi Mapsi peale märgitud, mis see siis on. Ei ole jah. Sellepärast ma tahangi teada, see võib olla mingisugune salajane asi, võib-olla see on mingi Horvaatia areobjekti on. Ja, äkki tulevad Rolandid meile vastu. Võib-olla sellepärast ongi siin kõik nii keelatud ja salajane värk. Ja sellepärast öösel ei tohiks siin ma. Ja bussid küll on siin ju. Vot selline asi oli siis siin sees. Vana sitadel või mingi püssiroo ladu või midagi. Jah. Pole kirjas ka midagi. Pole kirjas ka midagi. Ma ei tea, jah, see on nagu laskeavad ikka. Vist jah? Mingi kaitserajad see on olnud. Aga see ilmselt jah, ei tea, kui suure ajaloog, see võib-olla on pigem niisugune teise maailmasõja aegne. Ka võib-olla jah. Midagi siukest. Ei oska öelda jah, täitsa. No aga kaardi peal pole isegi nagu tähistus. On jah. Oli info, mis asi see on. Päris äge näeb välja küll. Me jõudsime Tudilasse. Me jõudsime juba mingi pool tundi tagasi. Jah, tegelikult me jõudsime juba mõnda aega tagasi, aga me lihtsalt oleme siin istunud ja asju teinud. Vaatad päikeseloojangut. Jop. Vot, siuke päikeseloojang on meil siin. Homme saame näidata lähemalt seda kohta. Siia teekond siia. Oli omaette seiklus. Aga praegu on täitsa kenakene siin. Igast tähekesed, linnavalgused, päikeseloojangu valgus, öötaevas. Kuule päikeseloojangut, veel natuke on jah. No valgus on ju. Talv päike paistab.
Ja ta ei saa Instagrami oma videot laetud ja ta on stressis. Ma ei taha rääkida sellest. Aga... Nagu mis jama see on? Kus me elame nagu? Jah. Ütlen nüüd hea tööd ka ja... Ära venita, palun. Minge magama. Me lähme. Tšau. Tegelikult veel ei lähe, aga... Jah. No kohe lähme. Tšau. No tere hommikust. Täna on päris tuuline ja päikest ei ole. Kell on mingisugune 8:30. Mingi 8 ajal tegime silmad lahti. Sadam hakkab ka. Tulin koeraga õue. Aga väga külm ei ole, no ütleks. Mul on siin tudukad jalas ja värki-särki, nii et ei ole kõige hullem ilm. Külm ei ole niimoodi dressikas. Panin lihtsalt dressika peale, muud ei olegi sellas dressikas ja tudukad. Aga jah. Täna siis mingi lõunani istume siin kindlasti. Kärdil on üks lõputöö mingi arutamise koosolek. Nii et siis selle aja istume siin, kui see läbi saab. Ja siis ma vaatasin, et siin lähedal on mingisugune purjus raudtee. Et siis pärast lähme vaatame seda purjus raudteed ka võib-olla, kui ilm on enam-vähem. Kuigi ta lubas mingi 11 ajal sadama hakata, nii et võib-olla ei saagi minna. Aga vaatab. Ja see on siis nüüd see tee, mida mööda me tulime. No, pole väga lai. Ja ma ei tea, kas siit saab aru, kui järss see siit ülesse tuleb. See on päris järsult ülesse. Et siuke see tee on. Et järsult ülesse, järsult kurvid ja hästi kitsas. Aga ülesse me siit tulime. Ja siit on siis natuke puudevalt näha ka seda vana raudteed. Ma ei tea, kas kaamers jääb, ilmselt ikka jääb. See ekraan ise on nii väike, kust ei näe lihtsalt. Vot, aga sellised jutud. Eks me siis vaatame, kui Kärdil on oma asjad tehtud, mis see ilm teeb ja kas me sõidame kuhugi või mis see seis on. Aga väga mõnus oli siin tuiduda, et siin üleval oli täielik vaikus. Vot, nii et näeme siis pärast uuesti, mis seis on. Vorst, kas sa tahad ka midagi öelda? Tulime vett võtma kuskilt külast. Ja siin külas on siukene vaateplatvorm siis. Kabuum, babahna. Aga tundub, et siin on mingisugune sadam. Ja sinna siis tulevad söelaevad. Süsi laetakse sealt maha konveiri peale. Sealt läheb mööda seda konveiri sinna. Ja seal on mingi, ma arvan, et elektrijaam äkki, mis söel töötab. Aga ei tea, aga ma arvan. Väga pikk on see korsten, sest mäed on ümber ringi, ma arvan, sellepärast on korsten ka pikk. Sealt läheb tee mäe otsa, vaata Kalja. Huvitav, kas Matilda jääb kinni sinna? Aga see vaade on ikka väga kena. Väga kihvt. Siia saaks vabalt mingisuguse, ma ei tea, mis sadama teha, mitte mingisuguse elektrijaama. Need vennad on mingi... Teeme siia just elektrijaama, see on siuke äge koht. Siin saaks siuksed mingi turismi asja teha, et ma ei kujuta ette. Päris hea, jah. Aga nüüd me peame siin bussi ringi keerama, siin on väga kitsas koht ja siis seal on kuskil veekraan. Ma ei tea, kas see isegi lahti on. Seda ma ka ei tea nagu. Et kas see nagu talvel on, kas praegu vett tuleb, äkki peaks sinna jalutama. Me läheme jalutama, vaatame. Siin me siis meie vett
siit kraanist, külakraanist. Saime vee kätte, kõik ilus, kõik on tore nagu. Ja ei saa kätte seda junni siit otsast lihtsalt. Lihtsalt ei saa vägistan, mul on käed juba nagu mingi puruks lihtsalt. Ja mingi valemiga, lihtsalt ei tule ära nagu. Otsa läks, ära ei tule nagu, täiesti aru saamatu nagu. Ma ei tea, no jääb siia see junn, meil pole ka midagi teha. Great success, no ainult juhtub meil. No. Me jõudsime parkimisse ja mul oli pool teed nii paha olla, nagu nii ilusad vaated olid, ma tahtsin vaadata, aga mul oli nii paha olla, et ma pidin pooleks mingi silmad kinni olla. Ma ei tea, ma magasin täna öösel halvasti ja siis mul mingi pea valutas ja mingi südamerütmi häired ja kõik siuksed asjad. Ja siis jah, ei saanud eriti magada. Või tähendab, ei saanud eriti nautida, aga siis nüüd nagu veits paremaks läinud. Jõudsime siin parkimisse. Vaated on päris ilusad. Peaks olema ka tupik-tee, ehk siis kedagi eriti ei sõida. Ints läks õue. Ma vaatan, kas ta võtab kaamera üle ka. Tere! Kuidas läheb? Suiss kukkus ka. Palun suhtu. Tolge, ma näitan teile. Tolge, ma näitan teile. Oota, ma pean vaatama, et ma hunnikut sajastaks. Tudilasse siis. Tulge meie Tudilasse. Meil on siuksed aknast vaated. Palun. Tada. Ja juba tuleb mingi auto siia. Alles me jõudsime siia. Aga siuksed vaated siis. Päris äge sild. See läheb vist sinna saarte peale. Peaks vaatama, äkki peaks sinna saarte peale minema. See sild on äge. Aga muidu on mingi siuke, mina ei tea. Peaks olema tupik tee väidetavalt. Aga ma ei tea, see on mul läks sinna kuskil edasi. Võib-olla seal on veel maju. Aga muidu peaks olema siuke rahulik koht, kus saab tudida. Tea, see onu sõitis veel rohkem mäe otsa. Ma ei tea. Aga jah, sealpool oli mingi kardirada veel kuskil seal kuskil mööda teed natuke minna. Aga see oli kinni, nii et seal ilmselt keegi tegema ei hakka kahjuks või õnneks. Oleks ise ka läinud paar tiiru teinud. Vot. Aga siin me oleme siis. Ja hakkame nüüd siis, ma ei tea, sööma. Videot peab editima hakkama. No eks vaatame. Vaatame, kuidas siin on. Praegu on siin küll rahulik, et kui siin jääb rahulikuks, siis me jääme siia. Aga ma arvan, et jääb. Inimesed on ainult kiitnud seda kohta, nii et. Loodame, et katuseluuk pealt ära ei lendanud. Nii kõva tuult polegi enne näinud vist. Ma ei tea tegelikult nagu selle vindkat, mis iganes järgi ütleks, et oleme enne ka olnud, aga ma ei tea, praegu tundub eriti. Kõigutab kuidagi palju, jah? No me oleme muidugi mingi mäe oska. Minu seal, kus me olime Hispaanias, seal ookeani ääres, seal oli ka üli see tuuline. Aga siin on ikka, jah. Aga saime vahepeal naabrid omale, käisin vorstiga õues, siis kui ma filmisin seda eelmist klippi, ma ei tea, kas ma panen sellest, seal oli nii räige tuul, võib-olla ma panen lihtsalt video, aga heli ei pane. Siis tulid mingid tüübid autoga, küsisid, mis teete ööseks siia või? Ma ütlesin, jaa. Okei, me tuleme ka siia teie juurde, et tüüpidel oli see katustelk autol nagu. See läheb küll siit minekut. Ma ütlesin, et siin on väga tuuline, siis nad ütlesid, et nad lähevad vist autosse täna magama, nii et vaatame.
ma ei tea. Siin käib pidevalt autosid. Või noh, praegu tuli vahepeal üks juurde jälle, ma ei tea. Ei näe auto taha, noh. Sinna peaks kaamerat panema, et näeks. Aga olgu. Me nüüd läheme igastest tuttu või üritame vähemalt selle tuulega. Bussis on juba praegu 12 kraadi ainult sooja, nii et muy bien. Igastahes. Bye. Üks tüüp juba tudub. Ta on kõige väsinum. Ta tutub. Me näeme ka.